Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad. 15 katset Soome rallist on sõidetud ja Elfyn Evans juhib 9,9 sekundiga Ott Tänaku ja 19,5 sekundiga Greg Preeni ees. Kuidas tänane päev on kulgenud ja mis veel homme võib saama hakata, seda hakkame kohe rääkima stuudios Roland Poomi ja Skype'i ühenduses Peep Pahviga. Peep, tere kõigepealt! Ai, Peep on hangunud. Nii, võtame uuesti kõne peale. Vähemalt ei selline mõnus muhe naeratus. Nii, on nüüd tagasi või? Te kadusite ära. Sina kadusid ära. Te kangestusite mulle ekraani peal. Jaa, kuule, ma tahtsin küsida, et kirglik spordiennustaja, nagu sa oled, panid ikka peale raha Evansile, 17,0 oli koefitsient ja näed praegu dollareid silme ees? Ei pannud, ma siin panustasin ikka lappile, tead. Nii kahes ennustuses koguni. Panin puusse. Nad hakkas jälle sükest oma jonni nägu natuke tegema ja ei tule ikka nii kiiret sõitu sealt tema käest. No lappi koef oli ka päris hea, 12 oli. Mis koefiga sa panid? Ei, ma mängin ühte siin sõpradega ühte ennustusmängu ja siis eile helistasid mulle veel mingid ühed suusamehed ja siis et neile seal mingi oma ennustus ja siis ma seal telefoni teel osasin sellel väga kiiresti. Okei, aga ikkagi tegelikult päris suur üllatus, et Elfyn Evans meil siin tempot dikteerib. Oled sa aru saanud, mis siis tema jaoks hästi kõik on kulgenud? Ega ei ole väga hästi aru saanud, et minu arust see oligi selle ralli kõige suurem üllatus, et just tema siit nagu selle kõige tugevama kaardi välja tõmbas, et võib-olla natuke see, et need ilmastikuolud ja kõik see vaade ja võib-olla ka tee natuke sarnaneb sellele Walesi rallile, et siin on pilvealune kogu aeg, kerget niiske, mõnus sügis, et kuidagi need olud on võib-olla tema jaoks nagu tuttavad ja mõnusad ja ta on sellest Toyotas suutnud, nüüd küll Toyota sõitjatesse 4 sõitjat oli kõige paremini selle kiiruse välja pigistada, et väga vinge. Ega tegelikult see oligi nagu huvitav, et ta oligi nagu tagaplaanil nendes ennustusesse asjades. Tegelikult on ikkagi MM-sarja teise koha mees praegu ainuke, kes võib reaalselt ju tegelikult Ožeed veel kuidagi moodi ohustada teoreetiliselt. No hommikul Evansile vastast ei olnud, Ott oli küll kogu aeg hingas talle kuklasse, aga pärast lõuna on pigem nagu Otile kuulunud. Said sa siis aru, mis see muudatus oli või mis need olud olid, mis hakkasid lõpuks Oti kasuks töötama? No ma Otiga rääkisin jah, et auto juures ta väitis, et ta mingit muudatust ei teinud tegelikult lõuna vahel, aga ta ütles lõunas intervjuus ja nüüd õhtu kordas selle üle, et ta lõunaga ütles, et olud muutuvad ja seoses sellega võivad ka need mingid asjad ühele paremini sobida, teisele mitte nii hästi, et pigem see õhtune olude muutus, et tee oli natuke rohkem katki ja teistmoodi, et see sobis Hyundai'le paremini siis või eelkõige temale siis. Aga tundub, et sellest pärastlõunast ikkagi ei piisanud, et viimase päeva eel väga kindlalt vastu minna, sest 9,1 sekundit ja katsed on siin ei ole kõigi pikemad, et tundub, et Evans võtab ikkagi oma ära. No jah, kilomeetrid on ju suhteliselt vähe tegelikult, aga ikkagi see 4 kiiruskatset ja ega siin võib ju päris tühise koha peal asju juhtuda, nii nagu oli ju Kalle Rompera pealt näha, eks ole, et tuli kooliraha ära maksta näiliselt süütust olukorrast. Ühest kurvis natuke hakkab vedama, hakkad seal lappima ja oledki teed väljas, et siin nagu juhtuda võib igal juhul, et päris nii ütelda ei saa, et see 9 sekundit on nüüd nagu nii-öelda kirikus maha hõisatud, et sellest edust piisab. Et tegelikult Ott ise muidugi ütles ka, et ta saab nagu aru, et tal erilisi nii-öelda tööriistu selleks ei ole, et homme puhta sõiduga vastu hakata, et ta rõhutas, et kui üldse mingid sekundid kärpida saab, et siis seda esimeste läbimiste peale, aga ütles, et erilisi variante sisuliselt muidugi ei ole. Mis katsetel täna ise käisid ja mis seal silma hakkas? Ma käisin koguni 4 katsel täna hommiku esimesel, nagu üle ühe katse tegelikult, ma ei hakka see kõik ette lugema. Ei,
päris vahvad, olid mõned tuttavad kohad, kus ma olin varemgi käinud ja üks koht oli uus koht, kus see oli üldse minu arust esimest korda see katse, võib-olla sa Roland tead paremini neid katseid, aga see, mis sõideti, see oli siis päeva kolmas katse. Jah, kolmas oli vist jah, see on, ma isegi ei tea, kas seal oli ta täies mahus uus või oli lõiguti uus? Mina saan aru küll, et see on võib-olla lõigutis, aga uut osalise päris palju ja ma ise poolt ka sellel kunagi käinud, et ta oli tegelikult selle hommikuse esimese katse hästi lähedal tegelikult, nad olid sisuliselt kõrvuti nagu jooksid need teed, et ikka päris huvitav. Mida siis raja ääres ja seal meediaalas Kalle Rovampera katkestamisest räägitakse, et kas poiss pingutas üle või? No ilmselt pingutas üle, et eks tal ju tegelikult kogu see ralli kulges üle kivide ja kändude ja ütleme, talle pandi need pingeid ilmselt nii palju siin peale, et tal oli vägev seeria all ka, eks ole, et Eestis võit, Belgias 3, Kreekas võit. Juba räägiti siin kõik ennustused, mis ma siin ka ralliraadios kuulsin, mis siin koha peal räägiti, mis igal pool ka varem meediast läbi käisid, et Rovampera on ikkagi kindel suur soosik ja nii edasi. Kuule, kui sa oled nii noor vend ja saad oma esimesi võite, et see kooliraha lihtsalt tuleb veel ära maksta, et ega midagi teha pole. Ja tal ei hakanud siin hästi sujuma ja eks ta vajutas võib-olla natuke üle selle pärast. No aga vägevat seeriat ikkagi teeb Greg Priin, kes Eestis ja Belgias skooris teise koha ja nüüd tuleb siis uuesti rooli ja tuleb jälle poodiumiga tagasi, et Hyundai laseb ikkagi Pärli käest. Minu arust ka Priin on nüüd küll ennast tõestanud, et ta on ikkagi väga kindel siuke esikolmikus sõitja mees ja eriti nendel kiirematel rallidel veel kohe eriti hästi tuleb tal välja, et ma arvan küll, et kui ta saab sinna Fordi ja hakkab seal sellega sõitma, et see võib päris äge olla. Homme lähed ka midagi vaatama või ei jõua? No tegelikult väike plaan oli, ega kunagi ju neid viimase päeva katsid eriti ei jõua vaatamas käia, aga ma vaatasin homne ajakava niimoodi võimaldab, et ma saan korra võib-olla selle punktikatse esimese läbimise ära vaadata ja siis tulen siia pressikeskusesse, et seal on piisavalt palju aega vahet ja see on siis suhteliselt lähedal ka, et see ei ole väga pikk sõidumaa. Selle lõpuhüppe ära vaadata sealt, see on efektne koht. Teiste Eesti meeste tänast kulgemiste kohta ei tea midagi? No nad ei ole veel siia isegi jõudnud, kui me praegu seda juttu räägime, aga ega neil eriti hästi läinud ei ole, et Georg Linnamäe oli ju kraavis vahepeal ja sai tänu pealtvaatajatele sealt üldse välja ja kaotas ikkagi väga palju aega. Ja ega on Kauril ka, et täna see hoog selline ei ole, et ilmselt ei ole ka motivatsiooni võib-olla nii palju piiri peal pingutada või vajutada. Et igatahes need tulemused ei ole päris sellised, nagu võib-olla eile olid, kui ta sõitis seal kõrgete kohtade peal oma klassis. Kuule, aga selge, tean, et kõht koriseb sul juba, mine söö, puhka homseks välja ja kütame homme edasi. Davai, teeme nii. Davai. Ja vaatame siis siia otsa Oti värske intervjuu ka ära. Mis kiirustab see teise läbimise teistmoodi oli, et need ajad sinu aluks hakkasid pöörama? Nagu ma lõunajal ütlesin ka, et olud kindlasti muutuvad ja üleüldiselt oli palju rohkem pidamist ja võib-olla tee oli natuke rohkem katki, et oli lihtsam selle autoga ringi käia. See võistlus oli väga sekundise kõrvalt vaadates ülipõnev, et kui palju sa ise autos tunnetasid seda niisugust mehe vastu sekundise võitlust? Ei, ütleme, et tempo oli kindlasti vali ja väga varu enam ei jäänud, et lisast vähemalt hea on näha, et Elvin peab ka pingutama, et ta päris niisama ei saa, aga eks me üritame tal survet peale hoida, et vähemalt kui ta lõpuks selle saab, siis ta on teeninud, et ta selle saab. Homme on 4 kiiruskatset, kilomeetrit väga palju pole. Mis variante sa näed hommes päevaks? No nagu üldiselt näha, siis esimesel ringil on võimalik sekundid võita ja teisel ringil kümnendik, et eks esimesel ringil, kui vahet teha, siis tuleks kohe teha, aga eks ma realistlikult ise tean ka, et ega meil hommikul mingit tööriista selleks ei ole, et need sekundid võtta, aga eks näis, survet hoiame kindlasti peal, et vähemalt ta ei tohi viga teha. See, et siuke võit
pakkus su endale ka sellist naudingut rohkem, kui siin võib-olla mõni teine juhtum ja pakkus? No eks ta oleks, ütleme, et hea nauding siis, kui omal ka kõik toimiks ja saaks nagu enda poolt maksimumi anda, et eks praegu on selline kergelt öeldes poole vinnaga, aga ei, ma kindlasti pingutan. Nagu poole vinnaga nii hästi välja tuleb, siis tegelikult see annab optimismi või sellist head tunnet. 2 aastat juba optimismi annad siin ainult. Okei. Sellised siis jutud meedialast värskelt. Jätkame stuudiost Ronald Poomiga. No kui sellest videost midagi kõrva taha panna, siis vast see tarkusetera, et esimesel läbimisel on võimalik võita sekundeid, teisel kümnendikke ja kui vaadata ka otsa, mis meil siin hommikul toimus, no 8., 9. ja 10. kiiruskatse olid need, kus Evans näppas Tänakult 4,2 sekundit, 3,7 ja uuesti 3,7 ja päeva teine pool oli siis märksa tihedam, et miks see nii on, et nagu Ott ütles, et esimesel poolel sekundid pärast kümnendikud? No selles mõttes on lihtne põhjus, et esimesel läbimisel ikkagi sa nii-öelda lähed võõra tee peale sõitma ikkagi, et vahet ei ole, kas sa oled seda varem sõitnud ei ole, et on selline nii-öelda mitte nüüd päris kontroll, aga ikkagi sa oled uue tee peal, kus sa pole vähemalt siis 2 aastat viibinud. Teine ring on juba, kõik on need katsed läbi sõitnud ja oluliselt tihedamaks läheb juba selle põhjalt, et kellel on olnud vaja teha mingeid legendiparandusi või mida iganes, et siis neid muudatused on saanud esimese ringiga ära teha. No ega kui siin esimest saadet meenutada, ega sa ka ei pannud Evansit top 3, et raputad endale tuhka pähe, et kus valesti läks? Jah, kahjuks peab seda tegema, et tegelikult ütleme ausalt, Evans on olnud vist kogu hooaeg see, et ralli peal unustad üldse ära, et ta kuskil on ja siis järsku ta tuleb, et ma veel mõtlesin korraks selle peale, võib-olla korra mainisin ka midagi, et Evans on jälle kuskil kogu aeg ta on, keegi pane tähele, et ta üldse sõidabki ja siis kuskil ta tuleb, et kuidagi pull on see, et ja jälle ta tegi seda, aga uskumatult hea sõit, täiesti, no ei oleks seda osanud arvata, et puhtalt tänase päeva pealt 12 sekundit koma midagi kiirem Otist, et see oli minu jaoks täiesti üllatus. No üritasin siis saateks valmistudes ikkagi ka nagu ekspert välja näha ja vaatasin 10. katse onboardid mõlemad ära, Tänak ja Evans sinna otsa, et kus siis see vahe sisse tuli, no ei leia. No ei, niimoodi ei leia seda, seda ei leia niimoodi jah, et tegelikult isegi nende kahe sõidustiil on nagu kohati suht erinev, et Evans on selline päris, no ütleme, kui sa vaatad seda onboardi, ta päris kõvasti rapsib seal ja kui sa vaatad Evansi videot, siis nagu vaatad, no sealt tuleb kõva aeg, sest ta lihtsalt nagu, no niimoodi elab seal rooli taga. Oti onboardi vaatad, siis põhimõtteliselt nagu istub oma kodus PlaySeedi taga ja mängib mingit arvutimängu, väga rahulikult, aga kus see lõpuks tuli, seda tegelikult on rallis on niimoodi, et isegi ma arvan, kui sekund kilomeetrile kaotad, siis väljast ega ka tõenäoliselt sisevideost ei saagi aru, kus see vahe tuleb, et see on sellised väga väiksed detailid, iga kurv natukene midagi ja juba sa võidki kaotada sekund kilomeetrile, et ega niimoodi visuaalselt seda tõenäoliselt ongi võimatu leida. Aga täheldad sa Evansi ja Tänaku sõidustiilide erinevust? Ja kindlasti, et ma arvan, et Ott on kõige puhtama sõidustiiliga üldse sarjas, et Evans on ju, nagu ma ütlesin, elab ikka autol korralikult peal ja kui me neid onboard'e näeme, kus ta tahaks sealt traksideski välja hüpata näoga sinna rooli poole, et ta ikka elab seal korralikult ja möllab seal rooli taga, et aga igal ühel on oma sõidustiil ja kokkuvõttes ta ikkagi sõidab, auto on sirgelt, sõidab kiiresti, No tegelikult on ju näha, kuidas Evans pingutab nii sellest sisevideos kui ka väljaspoolt, et päris paar sükest pääsemist on olnud. Rattaga on käinud kraavis, pärast finišis ütleb, et mis su moment, ma ei tea midagi. Ja ei, tegelikult tõenäoliselt ei teagi, et seal katse peal, kui mingi action on, neid actionid on kindlasti rohkem, kui me videost näeme või all live'ist, et suure tõenäosusega seal sellise tempoga sõites iga teine kurv võib olla selline, mis pealtvaatajaks tundub moment, aga seal autos olles lihtsalt nii on, et
kui on nii tihe võitlus, siis põhimõtteliselt iga kurv võibki tunduda, et nagu siin on moment, sest nad sõidadki niivõrd piiri peal lihtsalt. Et ma täitsa usun, et ta isegi tea, millest jutt käis või mis seal toimus. Võib-olla vaatab kodus All Live järgi, siis vaatab opa, et tundus jah momendi moodi. No hommikul oli veel võitluses tihedalt sees ka Greg Breen. Kadus sealt küll, mis see hetk võis olla, 12. katsel, kui Ott võttis teise koha endale ja Breenil 12.13 ei tulnud kohe üldse välja. 12. võttis endalt väikse esiots, vasak esimene osa vist, väike tükk lendas heinapallist ja siis sealt natukene aerot läks kaduma, aga edaspidi ta seda enam aerosüüks ei pannud. No, mis arvad, läks sinna enesekindlus või mis sinna läks? Ei, ma arvan, tegelikult see on täpselt sama stsenaarium nagu oli Eestis, kus Priin suutis alguses võidu sõita, aga kui see võidusõit läheb niivõrd tihedaks, nagu täna on Evansi ja Oti vahel, et siis ta lihtsalt ei ole ilmselgelt sellise kilometraaži peal, nagu ta on see aasta, et ta enamus ajast ju tegelikult ei sõida selle autoga, kui nüüd võrrelda, mida teised mehed teevad, et ta ikkagi käib nagu vahel harva käib ja sõidab selle autoga, et ta suudab sõita kiiresti, ta suudab sõita poodiumi peal, aga kui nagu läheb väga tihedaks võitluseks, siis ta lihtsalt enam ei tunne ennast mugavalt ja ilmselgelt siis ka tuleb nagu hoogu natukene nii-öelda maha võtta, et ikkagi tunneks nii palju mugavalt ennast, et ei hakka seal nagu üleliia mõttetuid riske võtma. No ise ütles ka, et hommikul oli tunne hea, aga ja oli nagu peos ikkagi nagu päris kõrge koht, et aga ei suutnud paketti kokku panna, nagu ta ütles. Jah, huvitav väljend on see, kõik räägivad mingist paketist, aga oletame, et see pakett siis on tunne, hea auto, hea seadistus, mis iganes kõik sinna veel juurde kuuluvad. Aga jah, see ongi see nii-öelda, ilmselt siis sinna paketti kuulub ka vähene kilometraaž ja kõik muud, mis ma enne mainisin. Tegelikult oleks tahtnud veel Peebult küsida hommikusest Tänaku intervjuust jäi kõlama selline, või lõunasest, et kuidas need sõnad tal täpselt olid. Enne rallit said mõned valed otsused tehtud, mis nüüd kätte maksavad. Said sa aru, mida sellega mõtles? Priin või? Ei, Ott. Ma sain nii palju aru, et see tõenäoliselt oli testikatsega äkki seoses, sest testikatse jutu järgi ei olnud selline, mis väga hästi oleks rallikatseid siis kujutanud ette ja seda pinnast, et see on see otsus, mis tõenäoliselt sai enne rallit vale tehtud ja siis see tõttu ka juba mingisugused seadistused, muud asjad on keeruline saada ideaalseks, kui ralli on natukene erinev sellest, on ju. Et ma arvan, et see on see, mida ta mõtles. Ja Toyota, kes testis Arktika ralliks natukene valedes kohtades, siis 2 korda sama reha peale tundub, et ei astu. Kas see tundub siiamaani naljakas, et Toyota testib Soome ralliks valedes oludes, kuigi nad aasta varem käisid veel Arktikut sõitmas ka, et nad teadsid täpselt, millised need katsed on. Aga tundub, et seekord siis nad said pihta selle testikatse valikuga. Esikolmiku jutte nüüd kuidagi kokku võtta, siis mis arvad, saab siin veel actionit näha, kui meil on ikkagi 4 katset, millel kõigil pikkust 11, millegagi Evansi edu 9,1 ja Tänaku edu Priini ees 10,4. No selles võib vast kindel olla, et Priin enam vast suruma ei hakka, võtad need kindlalt punktid ära. Kolmas koht sobib talle ka. Ja Priin kindlasti suruma otseselt ei hakka, aga ta on mõnusalt lähedal, et kui kellegi ees midagi vahet ei ole, selline pool spin kas või välja suretamine, väga väike probleem, siis ta on nagu kohe seal taga, et võtta. Ja siis küll juba ta suudaks ka tõenäoliselt seda vahet hoida, kui vaja on. Aga esimese teise koha vahe 9,1 sekundit, tahaks nagu uskuda, et seal ikka võitlus tuleb. Samas nagu juba räägitud sai, et väga lühike päev on 11 kilomeetrit kõik katsed, 4 katset. Ja vahesid saab sõita põhimõtteliselt 2 katse peal sisse, ehk siis 22 kilomeetri peal, kus on võimalik seda aega tagasi sõita. Väga keeruliseks läheb. Soomes 9 sekundit on ikka juba, ütleme nii, et päris pikk
pikk aeg. Kui nüüd arvutada, mis punktitabelis juhtuma hakkab, kui Ogier jääb 5. me eeldame, et ta ju jääb, et seal on 38 sekki lappini minna ja kas Greensmith temast kohe kindlasti ei möödu, siis juhtub selline, et meil on 2 rallit minna ja vahe 29 punkti. Me veel ei tea, kuidas need jõuvahekorrad hakkavad punktikatsel olema. Potentsiaalselt on Evansil võimalik veel 5 punkti võtta ja 24 oleks vahe. Jaa. Päris põnev. Tegelikult läheb põnevaks ja eriti sellepärast juba, ralli on nii ettearvamatu spordiala, 2 rallit, kus Ogieril ei tohi autoga mitte midagi põhimõtteliselt juhtuda. Samamoodi Evansil, aga täna on Evans on kindlasti mugavamas rollis, kus ta on ründaja, et see hoidmisroll on alati selles mõttes veidi ebamugavam, et sa pead jääma lootma mingitele asjadele. Kui sa oled ründaja rollis, siis sul on ainult üks ülesanne, sa pead ründama ja võitma. Kui ei võida, läheb pekki, läheb, vahet ei ole, aga see Ogieri positsioon on nagu selles mõttes ebamugavam. Kui seal tuleb juba mingi tehniline probleem nendel 2 järelejäänud rallilt, siis asi läheb juba nagu päris huvitavaks. Et kui me enne neljapäeval äkki rääkisime, et kas Ogier juba võib äkki siin tiitli ära kindlustada, siis tegelikult see olukord, mis siin tulla võib, see võib selle aasta lõppu ikka väga põnevaks teha veel. Ja siis on viimane ralli, Evansil tuleb meelde eelmine aasta. Monza, lumi ja jää ja ei loodame, et äkki aastaga midagi õpitud vahepeal ja et suudab pingeid maandada kuidagi. Aga räägime siis tänastest ebaõnne sõduritest ka, alustame kronoloogilises järjekorras. Takamoto Katsuta kadus meil pildilt, mis see oli siis? 7. või 8. katse kohe, 7. oli veel olemas, 8. katse. Meenutame, mis seal juhtus. Üsna sarnane spin sellele, mis ta tegi avapäeval, aga lihtsalt nüüd kraav. Jah, oli peale hüpet järgnes vasak selline kiire kurv, kuhu ta ei saanud, siis tundus, et ta ei saanud lihtsalt esiotsa sisse, ei saanud keerama võib-olla kas piisavalt varakult või lihtsalt ei saanud auto nina sisse ja parema tagumise otsaga siis vajus veits välja, kuskil oli känd või kivi, mille vastu ta siis taga parema nurgaga vastu läks ja tegi spinni, proovis veel liikuma saada, aga tagavedrustus oli katki, et sinna ta jäi. Iseenesest hästi samamoodi nagu Rovanperel, tegelikult selline natuke rumal koht, või selline nii-öelda mõttetu koht, et Soomes on neid kohti, ma arvan, kordades ja kordades rohkem, kus asjad võiks juhtuda. Et selles mõttes see oli selline mitte nüüd mingisugune ohtlik koht, et väga väike sõiduviga ja selles mõttes maksis kätte kohe. No kuni senimaani tegi ju oma täiesti ära, et Greensmith oli ühes taskus ja Formol oli teises taskus, et nendest meestest olid ikka peajagu üle. Jaa, tegelikult olgem ausad, väga hästi tuli sinnamaani. Pole küll midagi öeldud, uus kaardilugeja jälle. Ja minu meelest oli väga, väga sümpaatne sõit, ei ole midagi halba öelda. No räägime mehest, kes tegelikult pidi ju võitma. Me kõik arvasime, et Kalle Rovanpera tõuseb siin poodiumi kõrgelemale astmele, aga aita nüüd meenutada, mitmes katse talle saatuslikuks sai. 9. oli ta veel pardal. 10. oligi. 10. oligi, jah. Ja temal siis üsna klassikaline, et vasakul lõigates läks auto lappama. Ise ütles, et tal oli 2 valikut, kas põrutada puudesse või üritada autot päästa. Läks päästma. Paremal pool teed oli kruusahunnik, selle taga elektripost, pani kruusahunnikusse. Ütles, et tal oleks helistanud tegelikult elektriposti. Et see post oleks võib-olla pikali hukkunud, oleks kahjud väiksemad. Jah, post on selles mõttes võib-olla natuke nõrgem, et annab järgi. Aga jah, jällegi väga rumal koht selles mõttes, hästi väike sõiduviga, natuke tõenäoliselt lõikas liiga palju sisse ja nii-öelda ammustas selle esivasaka osa kohe sinna kraavi ja läks natuke liiga palju külglibisemisse, seal et enam midagi polnudki teha, nagu ta ütles, kas laseb auto spinnima ja tõenäoliselt puudesse või siis hakkab proovima päästa, et tegelikult auto juba tundus, et nagu hakkas sirgeks minema, aga siis tuli see killustiku hunnik, et jälle hästi väike sõiduviga ja maksab valusalt kätte, midagi teha ei ole. Jah, tühja temaga
loodame, et edaspidi läheb paremini. No ebaõnnes sõduritest veel rääkides, Terrine Vell kadus meil 14. katsel üsna varakult pildilt, tõmbas kõrvale, sest ühel hetkel lisatulede asemel olid ainult juhtmed ripnesid, et kuuldavasti siis mingi maandumine läks valesti. See on täitsa müsteerium. Seda onboardi ootaks, on ju. Ja müsteerium, mis seal toimus. Et ma saan aru, et me nägime klippi, kus tuled lihtsalt liikusid ees, on ju, teine hetk nägime kaadrit, kus tuled olid läinud ja auto enam ei sõitnud. Et esitulede kadumine nüüd küll mingit elektroonika viga või sellist ei tohiks tekitada. Kas äkki nähtavus oli nii halb, et ta ei riskinud? Mulle tundus, et seal ikkagi auto armatuuris vilkusid mingid tuled talle näkku seal, et midagi pidi seal ikkagi viga olema. Kas oligi mingi hüppe pidi äkki olema, ütleme, väga halvasti maandutud esiotsa peale ja radikas läks ka katki selle maandumist tagajärjel või mis seal, midagi sellist pidi seal olema, sest no lihtsalt tuled ära kadumine nüüd mingit elektriprobleemi ei tohiks küll põhjustada. Aga äkki pani auto seisma, et lähen võtan need tuled ise maast üles? Sest kuidas sa neid saad? Tulesid või? Jah. Ei. Jäävadki sinna metsa vahele? Jah, mis sa ikka teha on? Midagi ei ole teha. Tulede järgi vast ikka minema ei hakata, et ei minda taga spoilerite järgi, ei minda muude juppide järgi, et jah, väga see väike suht müsteerium see oli, ootame äkki joppab ja tuleb sisevideo, kuigi Hyundai puhul me teame, et ega tõenäosus on väike. Kuhugi need jäävad vahepeal pidama või kaovad ära. Päeva kõige suurema laksu eest hoolitses Oliver Solberg. Ma loen sulle väikse seeria ette Oliver Solbergi hooajast ja võrdle siis seda võib-olla Egoni seeriaga, mis ühele mehele on lubatud ja teisele võib-olla lööme siin juba hingekelle, et Monaco accident, Arktika 7. koht WRC-s, väga tubli sõit, Portugal WRC 2 5. koht ja siis hakkab tulema Keenia, turvapuur sai kahjustada, Eesti mootori üle kuumenemine, Belgia elektriline probleem, Kreeka accident ja Soome accident. Mul on täpselt see sama list ees, ma mõtlesin, kui sina ei loe, siis ma loen ise selle ette sulle. See oli päris tähendusrikas. Jah, selles mõttes, et ja nüüd me räägime sellest, et see mees sõidab järgmine aasta WRC-st tõenäoliselt, WRC autoga tehase tiimis. Ei ole, ma arvan, mitte ühtegi teist sõitjat maailmas, kes sellise hooaja järgselt saaks koha WRC-sse. No me ei ole seda kindlalt, ütleme, kinnitust saanud, aga ütleme, oleme 90% kindlalt, et see nii läheb, on ju. Pole teist sellist meest olemas, ma arvan. Aga miks talle niimoodi andestatakse? Hea küsimus. Ma isegi ei julge nagu mingit konkreetset asja sulle öelda ja kas seal on mingid, raha paneb rattad liikuma, nagu öeldakse, et kas seal on mingid rahad taga, mis selles mõttes, et keegi on mingitest summadest väga huvitatud seal, et või ma ei taha uskuda, et lihtsalt vaadatakse, et ta on nüüd nii toorest talent, et paneme, vahet ei ole, mis tal juhtub, paneme ta kohe WRC autosse, ma ei usu sellesse. Et tal on ka vanust niivõrd vähe, et iga tehase tiim, ma arvan, tegelikult laseks tal vabalt panna R5-ga ühe hooaja veel, mida ta peakski tegema. Ta söödab esimest korda neid rallisi ja ta ei lõpeta neid. Ja siis järgmine aasta ta peaks istuma WRC autosse hakkama õppima rallisid, et miks seda teha, kui seda saab teha 10 korda odavamalt R5 autos. No WRC 2 veel rääkides, siis Nikolai Gräzinist on kahju muidugi, et tal seal 2 rehvi purunemist, 1 varu oli kaasas. Ja juba teist korda see aasta. Poolas juhtus tal samamoodi RC rallil, et double puncture ja kõik katkestamine, et väga kahju, jälle hullult hea tempoga tuli. Georg Linnamäe siis WRC 2 arvestuses 5. kohal, viimasel katsel näitas 4. aega, eelviimasel samuti 4. Seal oli juba kerge näidata 4. aega, kui Gräzin eest ära oli. WRC 3-s ega Egonil väga suurt hoogu pärast eilset äpardust pole olnud, siin 5. 6. ajad. Vaatame veel, Raul Jeets asus mingil hetkel kaur möödus ja Raul Jeetsist ja nüüd hoiavadki seal 8. ja 9. kohta WRC 3-s. Võtame ühe veel kuulaja küsimusesi, mis puudutab WRC-d, et me arutlesime seda siin enne saadet ka, kas Lappil kästakse Ogier mööda lasta?
Me arutasime seda jah, et me vaatasime või mõtlesime, kas seal üldse oleks mingi loogika taga või ei, aga no jah, me võime oletada, et seal mingi loogika oleks, et Ogier saaks 2 punkti rohkem, aga olgem ausad, see tundub nagu kahtlane, no. Miks seda teha? Ei saa täpselt aru, et ma saan aru, kui nüüd Ogier täna sõidaks nagu 1 punktis kellegiga, Evansiga näiteks, et võib-olla siis see tuleks kõne alla, aga täna ma ei usu, ma ei näe isegi ühtegi põhjust, miks seda tegema peaks. Aga kas seis oleks teine, kui Evans oleks Ogier taga? Hea küsimus. Sest sa ei taha ikkagi ühele enda teisele piloodile ju käru keerata niimoodi. Jah, ma küsimus on selles ka, et kuidas Lappi seal täna sõidab. Kas see on Toyota projekt või see on erasponsorite projekt? Ma ei tea seda autot vaadates tundub, et see oleks nagu erarahade projekt. Aga tahad järgmise aastaks lepingut, lased mööda? Ei, kui Latvala ütleb, siis ta kindlasti teeb seda. Ma arvan, et seal ei ole mingit küsimust, aga natuke ma kahtlen selles, et ma ei näe põhjust. Me tegime siin reedel väikse üleskutse, et fännid võiks meile oma pilte saata raja äärest. No vaatame siis vahepeal, mis meil on siin tulnud 2 päevaga. Tahaks selle pildi juures natuke peatuda, et kommenteerisin ka blogis, et seda pilti juba Eestis ei lavasta, et 2 sümbolit, Valtra, telk on taga ja Longero käes, et Eestis emba kumba vast ei saa. Ja ei, see võime oletada, et see on kindlasti, ei ole tehtud praegu Saaremaal kadakate vahel, vaid on ikkagi tehtud Soomes. Ja see on äge pilt. Vaatame edasi, mis meil veel on saadetud. Toomas Järveoja saatis juba esimesel päeval, saatis ka täna ühe pildi, et igal rallil kohal. Väga vinge. Lähme edasi. Mul on siin väike allkiri ka sellele. See norralane on siin muuseas kuulus mees. Ma olen isegi teda näinud. Oled või? Jaa. Tegemist on, see on SS2 katse lõpus siis ja Norra suurim fänn Viktor Pallonpilen Nilsen. Ta on minu meelest, äkki ma tegelikult nägin teda Rootsi MM-ralli talvel. Mul on need püksid on tuttavad kuidagi. Ja. Pükste järgi tunnedki ta iga aasta ära, et siis saad aru, et selline suurem vanem härra, aga need püksid tegelikult näed neid püksis, saad kohe aru, et viid pildi kokku, et sama mees jälle raja ääres. Nii, vaatame veel, paar pilte meil veel. No siin nüüd sama seltskond. Eestlased siis, ma mälet, see tuli vist eile õhtul, et jäid siis järgmist katset ilmselt. See on õige ralliturism. Niimoodi tegelikult tahaks otseblogi sealt tagaismelt teha, et järgmine kord võtad äkki kaasa. Võib-olla saab ka stuudio tegelikult, rändav stuudio. Muidugi. Paneme katsele. Tooge auto, teeme ära. Edasi on veel. Ja siin on jälle Martin Järveoja paps. Ja vast ongi ring nüüd kohe peal, see peaks olema viimane pilt. Kose fännklaab on ka selle asja nimi. Jälle matkakattega, et väga mõnus viis, kuidas rallit telgida. Just. Aga selge, selline seis siis piltidega, neid võib homme muidugi saata, paneme pühapäeval vinge galerii kokku, 6kaik@delfi.ee on see aadress ja sinna saatke ka küsimusi, mis tekivad. Loodame, et ei tule selline kulgemine nagu iga pühapäev, kuigi kartus natukene on. Ei, ma isegi ütleks, et kartus on, sest tegelikult vahe on nagu, ütleme ausalt, väike. Et kulgeda ei saa, peab ikkagi sõitma. Aga kas Ott suudab leida motivatsiooni või tahtmist minna seda ründamist tegema seal, et ega Evansi pühapäevasid ajalooliselt vaadata, need ei ole kõige paremad rallipäevad tal. Mingil põhjusel pühapäevaid teda väsib ära, et eks me vaatame, väga põnev saab tegelikult olema, et esimesed 2 katset annavad meile pildi ette juba. Aga selge, et täna tõmbame laupäevale joone alla, puhkame välja, valmistume homseks päevaks, kuulmiseni, nägemiseni. Homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.